Kõrghoone kuninga trepijooks toimub tänavu 26. korda ja need, kes on eelnevad 25 maha maganud ja ei ole kursis millega tegu, siis kohe näete. Läks! Tegu on iga-aastase Päästeameti jaoks siis tuletõrjespordi tippsündmusega, kus vaprad siis võistlejad hakkavad rühkima 22. korrusele Viru hotellis. Et see on paras katsumus, aga see on see, mis käib ka nende töö juurde paratamatult või et füüsiline ettevalmistus käib asja juurde Päästeametis ja see on üks hea võimalus, kuidas nii-öelda väikse pingega olukorras ennast tõestada. Sel aastal lõi trepijooksul kaasa 89 20 kilost päästavarustust kandvat võistlejat. Selles rivis pole rangelt esindatud aga ainult elukutselised tuletõrjujad, vaid ka näiteks vabatahtlikud päästjad või politseinikud, meedikud ja Päästeameti kontori poole teenistujad. Ma olen nüüd 4. kord, et üldjuhul vist olengi ainuke abipolitseinik, et ma ei ole praegu nimekirja lõpuni vaatanud, aga tuleb kohal olla ja tähtis on ka osalus. Toetada ka Päästeametit, kuna neil hiljuti oli sünnipäev ja miks mitte. Miks sa teed seda? Ma olen ühe korra jooksnud, see ei ole meeldiv. Mul isegi tuleb meelde, see oli mingi mõni aasta tagasi vist. Ma mäletan küll siin, jah. Aga miks ma teen? Tegelikult ma olen harjunud, et aasta jooksul kuskil 1000 tundi, 500 kilomeetrit tegemisi, jooksnud teletornist trepi jooksul seal rohkem kui 1 kord, 2 tunni jooksul, 3 tunni jooksul ja tegelikult on päris mõnus motiveeriv nii-öelda lühike sutsakas 22 korrust. Oskad sa võib-olla tulevastele proovijatele midagi kõrva taha panna? Minu taktika oli see, et hoian silmad nii kaua kinni, kui ära väsin ja siis vaatan, kus korrusel olen ja siis avastasin, et 5. korrusel. Ja siis läksin vaikselt edasi, kui oled juba 11. korrusel, siis mõtled, pool on tehtud, et pool veel ja siis juba oled 3/4 peal, siis juba kuuled ääli ja mõtled, et ei olegi veel surnud, et ma ikka lähen üles edasi. Ja üleval juba kõik päästavad ja kui sa väga rihmaks ennast jooksed, siis saad ka Viru hotelli toas natukene puhata. Võistlusel on 8 arvestust. Olgu öeldud, et trepijooksu kuningaks võib saada ainult Päästeameti töötaja. Tänavu oli selleks Iisaku päästja Kristjan Roosvald, ajaga 2 minutit ning 8,14 sekundit. Sama tiitliga pärjati Roosvaldi mullugi. Üldarvestuse kiireim oli sarnaselt eelmise aastaga Mustvee vabatahtlik päästja Sander Kaasik. Seekordseks tulemuseks 1 minut ja 58 sekundit. Milliste nägudega on üles tuldud? Täitsa igasugustega, et on siin olnud neid, kes on kohe põrandale langenud ja hüüdnud meedik, aga on ka selliseid, kes on üllatavalt püsti jäänud ja öelnud, et väga kõva värk. Tähelepanelikum kõrv ilmselt kuulis ära, et minagi olen seda kadalippu mõni aasta tagasi läbinud. Seega tean, mida osalejad tunnevad. Ometi ei saanud ma küsimata jätta. Kuidas on? Esimest korda. Hästi loll küsimus. Kuidas on? Kõni. Väga paha on. Lähme edasi. Viimane pingutus. Siin on just juba. 22. korrusel oli kaasalööjaid ootamas meditsiinibrigaad, mis aitas hapniku ballooni ning roobat seljast, ulatasid kätte veepudeli ja turjale jääkoti. Liftide ees, kust kaudu voorisid vaatepildist üllatunud välismaa turistid, sai istmiku välja teenitult maha potsatada ning asuda taastuma. Räägi mulle pisut seda protsessi. Alguses on sulle hästi palju energiat, siis mõtled, et mis see 22 korrust ära joosta ei ole ja siis ühel hetkel saad aru, et ma ikka nii kaua mees vist ei ole. No, kõik oleme ju käinud Mustamäel või Lasnamäel ja teinud sõpradega mingisugust saal, mine liftiga, ma lähen jooksuga. Mõtled, et olen ju küll sinna 9. jooksnud varem, mis siis ikka olla saab. Aga kuskil 10-12 korrust siit üles tulla ja siis sellest edasi. See on nii hull valupunkt, et jalad lihtsalt nagu pakud all, lihtsalt vead kaasa neid. Tööandja annab täna vabapäeva või pead veel vahetusse minema? Ma tulin otse vahetusest ja nii, et nüüd peaks olema 3 vabapäeva ja siis jälle tööle. Trepijooksude veteran, ma saan aru. Mitmes kord oli? Ei, see ikka on veel olemas, kes kauem käinud, aga mina juba 11 aasta järjest käin. Ja ikka on vaja tagasi tulla? Ikka tagasi. Kuidas järgmisel aastaga on? No ikka. Nii kaua kui jalad liiguvad ja tervis on, siis alati mul on siin.